auto teeb da. Teie ees. Kirill Šukov. Tere, minu nimi on Kirill ja me oleme Raasillal ja nii näeb välja meie boksiala. Hetkeseisuga oleme koosolekul ära käinud. Kell on praegu 10 hommik ja 10.40 on mul alles tehniline. Trenn on mul kell 11.15 umbes. Ja ma olen väga pahane selle peale, et mina kui nii-öelda street-klassi sõitjad arvestades olin kõikidest nii-öelda hetkeseisuga nii-öelda kõige kõrgemal, sest Šestopalov ja Järve läksid ära. Aga mind pandi kõige lõppu. Rada on seal ja ma olen kõige lõpus. Eelmine aasta oli vastupidi. Mida kõrgemal sa olid, seda lähemal sa rajale olid. Äkki see on sellepärast, et ma olin korra pahane seal meie drifti chatis ja miks ma pahane olin, on see, et ma pidin täna kell 5 hommikul ärkama, et sõita siia ja ma pean siin olema vähemalt kella 11-ni. Siis on veel kuhugi majutusse minek, ehk siis ärkvel ma pean olema sõna otsa mõttes 20 tundi ja ma olen pahane selle peale ja ma avaldasin oma arvamust selle üle. Ja võib-olla sellepärast ma olengi nüüd siin, mitte seal, kus ma olema pidin. Aga see selleks. Varsti lähme tehnilisse, vaata, mis meil tehnilises räägitakse. Pisi asju sai tehtud. Lisaks sponsorite kleepsud on lisatud. Kui ka sina tahad mind aidata, siis võta minuga ühendust. Ruumi on autol palju. Põhiline tegelane Ergo räägib, mis siin rajal toimub. Semi-Pro Vent oli ka kohale või? Kurat, sõitsid nii väga pilli, ma olen YouTube'ist vaadanud. Kuidas on? Oled harjunud? Jummala, ei ole harjunud. Väga raske on. Siin rajal pidi väga hea olema. Ma usun küll, sest see sisenemine on räme kiire. Ehk siis sinu autole võiks see sobida. Lõpp tundub, et vaata, siit tahavad kõik otse kruusa peale välja minna ja seda kohtunikud lugesid ka sõnad peale. No, vaatame, kuidas hakkama saad. Ma arvan, et see mees tahab, kes te jälgite, pange kõik 10 euri, nii et see saaks omal Vicewebi tõsta ja läheb Semi-Prosse. Mul on siuke tunne, mis ma siin tehnilises kuulsin juba. Mul on siuke tunne, et järgmine võistlus on Semi. Aga vaatame, miks ja kuidas sõidetakse. Alustame siis sellest, et ma tahaks tänada kõiki teid, kes käisid kohal, kes küsisid pilte, kes vaatasid autot, kes pildistasid, kes rääkisid juttu, kes võtsid flyreid ja jumala äge on nagu vaadata, et inimesed käivad auto juures küsimas ja hästi-hästi palju erinevaid inimesi, nii väiksemaid, nooremaid kui ka vanemaid nagu täiskasvanud inimesi käivad ja küsivad nõud, sest nende lapsed hakkavad drifti sõitma. Jumala äge oli, seega aitäh, et te tulite, et te küsisite ja kohtume jälle juba järgmisel võistlustel, järgmisel trennilt, tulge julgelt minu boksialasse, ma teen alati pilti, ma kirjutan alati mingisuguse kirja ja ma alati annan seda nõud, mis ma anda saan, et mida ma tean. Ja aitäh jälle. Teate, mis mul käes on? Käes on mul street-klassi auto tehniline kaart, mis tähendab seda, et me oleme valmis ja me tohime sõita selle autoga terve hooaja street-klassis. 0 nüanssi, kõik on ideaalsed. Aga kas me sõidame terve hooaja street-klassi? Trenniline sai läbitud, siis nüüd me tohime minna rajale. Lähme teeme esimesed trennid, umbes 5 minuti pärast peaks saama rajale. Ja vaatame, kuidas või mis see Raassilla rada on. Tundub äge, vaatame. Smoke up all my weed. I said, baby, just buy that cheese, cause you can't smoke for free. I got some love, but no money, babe, buy me a Fiji. She said, you need a job, bitch, fuck a job, I still get cheese.
just might need a receiver, sativa, 2 liters. I might need a re-up. I'm dorky, I'm geeked up, 3 phones and a beeper. Still couldn't reach me without the antenna. Eyes open wide, that is my panorama. Panorama view in the scene is so beautiful. Blowing O's, that's a hula who beat the pussy like Fruit of Juice. I'm the realest nigga ever, it's a fact cause I'm living proof. Now I'm high, I'm really high, saime trennid tehtud, esimesed 3 ringi äkki, ma ei saanud aru, mida ma teen, sest rada on väga tehniline, algselt on nagu kiire, siis on järsku need flipid ühele poole, teisele poole, jessid ja ühesõnaga, 4. ringil ma otsustasin, et aeg on korra gaasi ka vajutada ja kui ma hakkasin gaasi vajutama, siis ma sain aru, kui mugav on selle autoga sõita. Ehk see tähendab seda, et tulebki lihtsalt peale hoida. 4. ja 5. ring, me saime kokku 5 ringi teha. 4. ja 5. ring oligi niimoodi põhjagaasiga ja joon on palju sujuvam, ei eksinud ja saigi reaalselt sõita. Praegu hakkavad kvalifikatsioonid. Mina olen viimases grupis nagu ikka, minu number on 89. Seega me oleme vaatama, kui teised sõidavad ja teeme võib-olla väikse lõuna, sest hommikul saime põhimõtteliselt räpi söödud ja oli kõik. Lähme vaatame, kuidas teised sõidavad ja hakkame tasapisi valmistama kvalifikatsioonides. Jube kiirelt läheb see kellaaeg praegu, sest eelmine aasta minu meelest oli siuke kõik rahulikult, teed seda, teed 3. ja siis teed oma trenni ära ja siis on jälle paar tundi aega ja siis on alles kvalid. Aga noh, ma tean põhjust, sest me teeme kõik ühel päeval ja see graafik on venitatud nii nagu on. Ei hakka sellest rääkima. Lähme vaatame, kuidas teised sõidavad ja teeme väikse lõuna. Praegu läheb 3. grupp peale, me oleme 4. grupis, seega ma lähen auto poole. Mark jääb siia filmima, Säärik jääb praegu saati otsa. Vaatame, mis teeme, aga kvali võitu vaja ära tuua. See on Kirill Suukov, kusjuures see auto on ka siin YouTube'i maastikul võib-olla veidikene tuntud. Kirill on seda ehitanud siin viimased kuud korralikult. Peale on pandud sellele autole värskelt. Ja ka see kollane värv, et seda auto saab ütled kindlasti ära ka, et esimesega Martini esimese korra läbimine oli 85 punkti ja mulle tundub, et see teise korra läbimine Kvalifikatsioonid said sõidetud, esimene ring punktide all, teine ring oli mõtlesin, et kuna esimeses on juba punktid all, siis miks mitte minna sõna otsa mõttes täisgaasiga kohe ilma kässorita, clutch-kickita ega midagi. Esimene klipp käes, teine klipp käes, 3. klipp ja seal oli kiirus nii suur, et vajusin nurka ära ja siis flipi korral tõmbasingi üle. Pole midagi, lõpetasime piinlikul 10. kohal, mis tähendab siis, et nüüd antakse meile trenni võimalus, teeme tandem trenni ja lähme top 32 sõitma. Top 32 esimene vastane on mul Anton Pikman ehk siis Banderas Vampiroja tiimist. Ütleme niimoodi, mis see tilk meres muudab? Mitte midagi. Jaa, aga siin pöördagi tagasi üleskutse teha, et kui rohelistele ja roheaktivistidele meile järgi olla, et siis homme tulles auto peale, ühe auto peale mitu inimest. Tuleb ja mitu autoga, sellepärast, et tegelikult meil on parkimisega ka siin ilmselt läheb homme kitsaks, nii et võimaluse korral autorahvas täis ja kõik siia
aga ma usun, et ei ole tõesti ja ongi tandem-trennid läbi. Alguses oli siuke Jaapani vibe, kus lihtsalt üksteise järgi teete, ei saa aru mida. Trenni lõpuks hakkas midagi tulema ja kuradi raske on sõita selle autoga. Kehalas ma nagu väga ei tajunud seda, sest kehal oli nii lihtne, või no mitte lihtne rada, aga eelmise setupiga suutsin silmad kinni läbi sõita selle raja, aga vajab harjumist, vajab rohkem seat time'i. Ja nüüd meil ongi see, et semipro ja pro vennad lähevad trenni tegema. Meie teeme lõuna nüüd, me just sõime, aga sõime uuesti. Ja siis on top 32. Praegu on nii. Meil on siin rodu peal noor, andekas, hakkamist täis sõitja Kirill Zukov. Tere, Kirill! Tere, tere! Instagramis on siin paar päeva postitatud erinevaid küsimusi korraldajate poolt ja rahvas on tahtnud teada erinevaid asju. Sina sõidad streetiautoga ja sa oled sel aastal, sel talvel võib-olla ka väga palju sinna autosse panustanud. Inimesed tahavad teada, kuidas alustada ja kui palju selle jaoks võiks raha olla, et üldse midagi street-klassis ära teha. Ma arvan, Kirill, sa võiksid sellele vastata küll. Tegelikult ma peaksin natukene mõtlema selle peale, aga peab olema tahtmist ja see on number üks asi. Kui on tahtmist, siis saab midagi saavutada. Küsime siis otsa ära. Kirill, kui palju sinu streetiauto maksis? Ma ei kuulnud. Kirill, palju sinu streetiauto maksis? 1500 eurot. Ja kui palju sa pidid sinna veel raha juurde panema, et sellega saaks ka võistlema tulla? Ma ei tea, käsipidur ja rool ja mõned nüansid veel. Tegelikult on üsna kallis. Aga sai tehtud eesmärgiga, et kui kaardid läheb hästi, siis on kaardid semiproos. Paus korral
segan vahele, et sinu ma seletan sulle, kuidas see motospordis käib. Vaata, ükskõik mis motospordiga sa ei tegeleks, sul ei ole hirmu selle ees, et sul ka midagi juhtub, et sa teed avarii või lood auto ära või midagi sihukest. Et sa kardad, et kui sul minuga midagi juhtub ja su naine pärast müüb need asjad maha sellise hinna eest, mida sa ütlesid, kui palju sa selle eest maksid. Mitte see, kui palju see tegelikkuses maksab. Nii et Kirill keerutab, mis ta keerutab, aga tegelikult ongi, et ta ei taha öelda seda numbrit, sest võib-olla keegi, kes ei peaks seda numbrit teadma, võib seda kuulda. No igal juhul ma loodan, et Kirill, kui sul on naine, et ta ei pane seda autot 1500 müüki. Igal juhul siit rõdu pealt oli sinu autot päris tore jälgida. Üks silmapaistvamaid autosid kindlasti siin Streetis sel aastal on. Tahad äkki autost natukene lähemalt rääkida, mis sa sellega siin talvel teinud oled või on see täiesti uus kere või oled sa selle sama kerega ikka varem ka siin sõitnud? See on täitsa sama kere, mis eelnevad aastal. Lihtsalt see aasta me otsustasime, et teeme sihukese poolharjutus hooaja, ehk siis me teeme Streeti auto jõuga, et saaks harjutada, kuidas üldse turbo toimib ja kas sellega on võimalik kuidagi sõita ja harjutada. Ja auto on sama, lihtsalt on jõudu rohkem ja pisiasjad veel. Sa mingi numbri ka täna siin välja ütled, palju sul see auto kerib? Ma tahtsin võimalikult vähe, päris ausalt tahtsin võimalikult vähe, aga kõige minimaalsem, mis me saime, 453 hobujõudu mootorist. Nii et Streeti autol 453 hobujõudu mootorist. Ma arvan, et see on päris hea tulemas. Seda on liiga palju Streeti jaoks. Eelmine aasta mul oli 170 kilovatti, siis 3-liitriline ja sellest oli üle võlli piisavalt. Ühesõnaga ma saan ja loen siit ridade vahelt välja, et Kirill Žukov on järgmisel aastal pro-klassi liikumas või et jõudu nagu nii palju üle. Kes teab, mis see hooaeg võid oota ees? Täpselt nii, hooaeg on alles alguses. Maksim, on sul ka midagi Kirill küsida? Ja tegelikult, et kust kõik ikkagi alguse saab, et kas kaubanduskeskuse parklast või siis ikkagi soovist alustada kuskil rajal? See oli kunagi, oli üks talv, kus mul oli üks E36, mis oli projekti auto, aga ma otsustasin, ma tahan jäärada proovida. Ja siis ma jõudsin kuhugi, see oli äkki Männikule ja seal oli üks Eesti väga tuntud sõitja ja ta ütles, kuule, sõida ees, ma sõidan su järgi, et ära eksi. Ja see oli täitsa esimene kogemus ja peale paari tundi ta ütles, kuule, nüüd see lõikid maha ja osta enda maha auto ja tule sulle sõita. Ja siin varem. No vaata, et tegelikult juhuste kokkusattumused, nii et täna ka juhuste kokkusattumustel võib-olla publiku seas võib-olla mõni inimene, kes täna näeb, kuidas siin mehed nii-öelda nagu Simonile meeldib öelda, laval esinevad, saab ka selle pisiku kätte ja võib-olla on juba järgmine aasta ka siit samuti stardis, ega meil vist ega Kirillil nagu rohkem kinni ei pea, et soovime vaid edu ja ma saan aru, et tegemist ikkagi on siin tänase peafavoriidiga. Jaa, kindlasti. Ja tegelikult Kirilli tegemistel saab ka YouTube'is silma peal hoida, nii et kes tahab näha päriselt, kuidas sellist Streeti autot siin ehitati ja mida selle jaoks kõike teha tuli, seda saate siis YouTube'ist Kirilli kanalilt ise kõik järgi vaadata. Igal juhul aitäh sulle, Kirill, et tulid siit rõdu pealt läbi. Me igal juhul eelolevatel võistlustel soovime sulle palju edu, et vähemalt ikkagi top 4 välja tuleks täna. Top 1 või mitte midagi. Vot see on õige suhtumine. Aitäh sulle, Kirill, ja ma loodan, et teistel võistlejatel on sama palju indu ja tahtmist kui sellel mehel siin rõdu peal. Ja palus nüüd aplausi rahva poolt Kirillile. Aga aitäh teile. Käisime just intervjuud andmas, ega mina ei teadnud, mind kutsutakse, aga kes nägi koha peal, võite teada anda, et kuidas oli. Aga siin me oleme. Umbes tunni aja pärast hakkavad meil tandemid, top 32. Semipro ja Pro teevad soojendusi praegu, teevad trenne ja siis teeme meie oma top 32 ära, siis teeme top 16, top 8, top 4, poolfinaal ja finaal. Finaalis võidame ja lähme koju ära. Ei, koju ei lähe, lähme sauna. Meil on täna õhtul saun. Juhu! Õues on 4 kraadi, vähem, 3 või 2. Jube külm, mul on 2 jopet, 2 talvejopet, üksteise otsas. Ja ongi käes see ka oodatud hetk. Me oleme, sõidame top 32. Minu vastaseks, nagu ma juba mainisin, on Banderas, Vampirone drift-tiimist. Ja eks näis, mis saab. Mina olen enam-vähem kindel, ma arvan, tema on ka. Ja eks võidab tugevam pool, vähemalt tänases sõidus tugevam pool. Käigukaist soojaks, stiffer soojaks
sest praegu õues on, ma ei tea, kas mu kell näitab, 4 kraadi on õues ja tuul on, okei, praegu on tuul natukene vaiksemaks jäänud, aga ikkagi tuul on. Ühesõnaga, me läheme nüüd line-upi ja me oleme eelviimane paar top 32, aga ikkagi paluti varakult ette ära minna. Ühesõnaga, näete nüüd meie top 32 sõite, aga me läheme. Enne kui me nüüd tandemitega edasi läheme, aeg on ju teha Drifti keskuse loosimine. Kuidas me loosime seda? Iga video me laseme käiku loosi. Loosis osalemiseks sa pead kõigest vajutama like nuppu, kirjutama kommentaari ja vajutama subscribe nuppu. Ja siis sa osaled loosis, kus me loosime ühele õnnelikule iga video 2 pääsed Drifti keskusesse. Väga lihtne. Ehk mine kirjuta mingisugune kommentaar, vajuta like nuppu ja kontrolli, et sa jälgid mind YouTube'is. Seega, nüüd on see hetk, kus me teeme loosi. Loosis teeme niimoodi, et võtame videolingi, eelmise video, see, mis tuli välja, äkki oli neljapäev. Siis võtame lehele random, paneme lingi siia, kirjutame numbri, get YouTube comments, kokku on 96 osalejat ja vaatame, kes siis võitja on. Meiko. See uus disain on lahedam, kui see varem oli. Meiko, palju õnne, sina oled siis loosi võitja. Selleks, et piletid kätte saada, sa pead kirjutama mulle kas Instagrami ja kui sul Instagrami ei ole, kirjuta mulle meiliaadressile. Meiliaadress on siin samas all descriptionis ja tõesta, et sina oled just see sammune tegelane ja siis piletid on sinu omad. Ühesõnaga, läheme vaatame nüüd tandemeid. Ja mees, kellega me tegime siin rõdukanniste intervjuud on Burnout'i tsoonis. FS Burnout'i tsoon on meil seal vipi ees kohe. Vipidele mõnusad show'd, mõnusad refika ääres hakkad. Ja startamatud 89, Sukov ja 31 Pikman. No tegelikult näha ka mõlema mehe pool oli näha, aga selles sõidus, et tegemist on hoopis omaette klassiga. Ja läksid peale. Bandeera sees. Tuttav järgi. Ja Sukov sai edasi. Sukov ja Toomeoja on nüüd siis stardis. Toomeoja läheb ees on müügis oleva BMW-ga. Tagaklaasil on kirjas kena hinna. Ja oi, siin oli ärev korraks. Läks siis üle Toomeojal. Sukov sai õigel ajal pidama. Ja. Lähevad teisele sõidule peale. Seekord siis Sukov ees. Sukov on siis. Selle vajal seda autot näeb päris palju. Ja siin paaris saab edasi Kirill Sukov! No ei olnud küsimus tegelikult. Ma hakkus reaalreaalselt natukene näiteks triimudega. Ehk siis võib öelda, et
Väga huvitav küsimus. Tuleb taas kord. One more time. Ja läksid. Nii, lähevad teisele hingatavale peale. Vaatame kootingut ka seda hinnatava. Mina võtsin üle 6. Nagu te nägite, seekord poodiumit ei tulnud. Põhjus on lihtne. Ma kardan seda boosti momenti, et läheneda oma vastasõitjale. Ja siis ma rääkisin praegu väga pikalt kohtunikuga ja kohtunik ütleski, et ainuke põhjus, miks ma sain one more time ja miks ma kaotsin, oli see, et jälitades stardis ma jätsin selle piki vahe. Ma ei tea, miks ma jätsin selle piki vahe, aga nii see oli ja tänu sellele ma kaotsin. Ehk siis langesin välja top 8, ma ei ole kindel, mis mu nüüd üldseis on. Aga sellegi poolest väga kõva, sest turbokaga esimene võistlus ja top 8 on minu jaoks hea. Ma olen tegelikult pettunud, et ma ei saanud jällegi teile pakkuda seda poodiumi rõõmu. Aga mul on uhke meel Ahti üle, kes oli ainuke eestlane, kes jõudis top 3. Jah, ta lõpetas küll 3. kohal, aga vähemalt top 3. Seega, mis seal ikka? Mis siin veel juhtus? Top 16 sõitsin ma Toomööja vastu ja kuskil poole peal lõpupoole kuulsin keist laks ja tunnen, et vedu pole. Pool telg läks pooleks. See siis juhtus sellepärast, ma sõitsin laia joont ja laia joonega ma lendasin auku ja august tõmbaski pool telje pooleks. Riias oli sama asi kunagi eelmine aasta. Ja vahetasime pool telje ära hästi kiirelt. Keegi ei pannud tähele, et me läksime boksi alasse, vahetasime pool telje ära, panime kütust ja läksime top 8 sõitma. Top 8 oli lätlane, one more time ja kaotus. Tegelikult pole midagi justkui hullu, veits kahju on. Ja pole parata, järgmine võistlust on paremini. Mis te arvate, et ongi video lõpp? Veel ei ole. Me jõudsime meie majutusse. Meil on eraldi maja. Üli suur saunamaja. Teisel pool on jõgi või järv. Ma ei ole kindel, ma ei vaadanud kaarti, ma lihtsalt näen veekogu. Siin on kamin. Kamin on soe, räigelt palju ruumi. Väga hubane on, et tuled siia. Omanikud on vanem paar. Siuke hästi chillid. Vaikus. Linnud laulavad ja veekogu. Jummal äge. Siuke ülimõnus vibe on siin ja rahulik. Kiirelt paar sõna ka, et lõppude lõpuks ma olen väga rahul selle üritusega. Et kuigi ma algselt olin räigelt pahane kogu selle korralduse peale, siis hiljem olid nad teinud meile vastuteene, ehk siis prod ei sõitnud trenni enne, siis meie top 32 nad sõitsid peale seda. Veel oli hea see, et me saime teha tandem-trenni, mis algselt ei olnud kavas. Aga meile anti võimalus ja me kasutasime selle võimaluse ära. 5. kuni 8. koht ma jagan, hetkel ma veel ei tea, mis see lõpptulemus on, seda ma saan teada natukene hiljem, aga praegu me vaatame korra meile elukoha ära ja vaatame just vaadet. Seal on see saunamaja ja sealt saunamajast näeb väga hästi välja. Ülilahedad vana mees ja vana naine, vana paarike ühesõnaga. Vaatame, mis tuba meil on.
praegu on alles maikuu, aga nüüd vaatad, siuke suvine vibe on. Kahjuks õues on 3-4 kraadi, aga vau. Tuba on täis tavaline, seest väljast on päris äge vaade. Hommikul on, ma arvan, päris ilus ärgata siukse ilmaga. Väike tuur sai tehtud. Lähme nüüd saunamajja tagasi ja sööme, joome mittealkohoolseid jooke ja lähme sauna. Ja ma arvan, et kohtumiseni hommikul. Number 7 amtikastista. Tere hommikust, olemegi jõudnud tagasi Rahasillale ja täna on semipro ja pro päev. Me võtsime telgi jälle lahti, et minu auto läks tahtaval. Päris palju rahvast käis selle auto juures. Selline see meie video oligi, et kiire kokkuvõte. Kvalifikatsiooni 10. Üldarvestuses sain 6. Ja rahul ma nagu olen, samas ma nagu ei ole. Natukene kahju on ka teie suhtes, et ma lubasin, et see aasta hakkab tulema neid karikaid. Järgmine võistlus, äkki. Paneme, proovime, mängime veel ülekandega korra. Et meil on järgmine nädalavahetus kohe Läti võistlused. Paneme sinna teise ülekande, vaatame, kas on äkki sellega hoopis parem. Aga mis seal ikka? Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Pane like, kirjuta kommentaar, vajuta subscribe nuppu. Ja näeme juba varsti, ehk siis Lätis. Two damn phones, Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to dro. Backwoods over